Palun Riigikogu kõnetooli Mihhail Stalnuhhin. Palun 8 minutit. Aitäh. Lugupeetud kolleegid, eelmise sajandi esimesel poolel ehk õigemini öelda kolmandikul tegutses USA-s üks selline mees, kelle perekonnanimi oli Barnum. Ta oli mitme muuseumi ja tsirkuse omanik ja üks tohutu reklaamimeister. Nimelt hästi pikki aastaid näitas ta ameeriklastele olendit, mis vööni oli kala ja mis üleval pool see oli naine, eks ju. Kõigest 5 sendiga sai tutvuda selle eksponaadiga, seda imetleda. Kui huvi hakkas kukkuma, siis ta tekitas selliseid artikleid meedias, et teadlased selgitasid välja, et ta ei olegi pool naine, tal juba kasvavad vuntsid ja habe, see tähendab, et võib oletada. Järgmine päev oli jälle see ruum rahvast täis, vaadati. Ja miks ma teile seda praegu rääkisin? Ma ei ütle teile. Ma salastasin selle info 75 aastaks. Kuulge, mõnikord, mis siin saalis toimub, see on täiesti uskumatu. Tähendab, ma tahaksin teile praegu rääkida üht lugu. Kui ma sellel teemal tegin arupärimise ja saatsin siin Riigikogu juristidele selleks, et nad vaataksid, et kas mul ikka kõik viited on vastavalt seadusega tehtud ja nii edasi, ma sain vastuse juba järgmine päev, et lugupeetud kodanik Stalnuhhin, vaadake hoolega seda materjali, mille alusel te arupärimise tegite. Ja kui ma vaatasin, siis ma avastasin selliste väikeste tähtedega, et see on salastatud 75 aastaks. Ja millega seal tegemist on? Nüüd mul tekivad puhtfiloloogilised raskused, ma pean teile jutustama sisu niiviisi, et te ei saaks aru, millest ja kellest ma räägin. Ma üritan. On üks väike Eesti linn ja selle kõige kõrgem ametnik iseseisvalt tegeleb mingi hankekorraldusega ja läheb nii kaugele, et ise viib läbirääkimisi läbi, ise võtab otsuse vastu ja ta on nii julge oma otsustes, et isegi ei vaata, et need on vanad tuttavad, semud, sõbrad ja nii edasi. Ja üks teine tark inimene saab sellest teada ja kuna ta on juhuslikult jurist ja juhuslikult veel ka volikogu liige, siis teeb sellel teemal vastava kirja meie Rahandusministeerium. Seda ma võin nimetada, selles ei ole midagi salajast absoluutselt. Ja sealt saab vastuse, kus öeldakse, et selle esimese ametnikuga toimus meil kohtumine, ta tunnistas oma vigu, ta rohkem niiviisi ei tee. Tähendab, mina tean täpselt, et kui mina oleksin rikkunud neid hankemenetluse reegleid, mis seal juhtus, siis minuga tegeleks kogu Eesti politsei. Ma ei riku neid. Mul ei ole sellist soovi ja võimalust ka ei ole. Aga inimene rikkus. Ja nüüd selgub, et seadusel on 2 nägu nagu vanas Kreekas ühel jumalal. Ühega, mis on kuri ja hirmus, ta vaatab minu poole ja teisega, mis naeratab, vaatab selle proua poole. Ühele me võtame vastutusele, teist me mitte mingil juhul, me parem salastame 75 aastaks. Las meie järeltulijad 75 aasta pärast näitavad talle näpuga vot niiviisi. Ai, nii ei tohi teha. Vot see on see üleliigse salastatuse tulemus. Ja see, et seda võetakse praegu vastu usaldushääletusega, see on ka väga halb märk.
tohutult halb märk. Nii et me juba elame sellises olukorras, kus kehtib selline tuntud lause, sõpradele kõik, ülejäänutele seadus. Seadus tema karistava mõttes. Jällegi, seekord ma ei saa öelda, et mul on mingi kahtlus, et see seadus võib olla kvaliteetne. Ta kindlasti seda ei ole. Aga usaldushääletus lihtsalt ei jäta mulle võimalust seda toetada. Aitäh! Aitäh!